6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tere kõigile rallisõpradele. Horvaatia rallil 2 pikka päeva peetud. Tänane päev kahjuks ühe katse võrra lühemaks jäi, aga rõõmustava meie vaatevinklis see, et oleme Ott Tänak siis, mitte meie, vaid Ott Tänak on esikoha heitluses kaotamas Kalle Roompärale 19,9 sekundit. Kuidas see kõik täna niimoodi läks, et Ott on teisel kohal ja Kalle edu nii väikseks sulanud, sellest hakkame kohe rääkima. Meil on liini peal kõigepealt Jaan Martinson Zagrebist. No Jaan, kuidas hästi nautisid tänast päeva? No nautisin täiega muidugi, vaatasin mõnuga WRC Plussi ja kõva lahingut Ott Tänaku ja Kalle Roompera vahel ja muidugi teine lahing on ju ka veel Great Green ja versus Kerine Vill, et seal on ka vaatamist palju, et eks ta hommikul oli, kõik ümberringi kahtlesid väga, et mida see nüüd Ott Tänak teeb, et võtab 4 viimarehvi ja 2 pehmet rehvi kaasa, et esialgu nagu ei tundunud kuskilt, et seda vihma hakkaks sadama, aga siis esimene oli katse jäi ära, katkestati, aga siis nii-öelda teisel pikal katsel seal oli ikka täielik padu ja seal näitas ikkagi Ott, et valik oli õige. Kuigi, jah, Kalle Roompera võttis ka need samad rehvid kaasa, mis Ott Tänak ja mulle tundub, et seal käib see vana hea tuntud mäng, eks ju, et liidrimeeskond läheb, uurib, mida lähim jälitaja endale alla paneb ja paneb täpselt samasuguse rehvi komplekti, siis tähendab seda, et me igal juhul ei kaota. Et me oleme samal tasemel jälitajaga, aga läks nii, et Kalle Roompera rehv purunes sel pikal katsel, sealt oli 40 sekundit kaotust, aga on näha, et ega ta selle viimarehviga kuival asfaltil ka väga sõita ei oska, sellepärast, et 2 ülejäänud lühikese katse peale tal tuli 12 sekundit kaotust Tänakule. No, need rehvi purunemised hakkavad juba vaikselt ära tüütama. Et okei, meile oli see kasuks, et Kalle Roomperal rehv läks ja nüüd on võitlust küll ja veel, aga neid on ikka liiga palju rehve läinud ja kui siin Greenschmidt ütles ju enne lõunapausi, et tal on 5 rehvi 8 kattega läinud, no vabandage, mis need sõitjad peavad tegema? Ei saa ju nii võidu kihutada, et sa sõidad rahulikult rallit ja sul läheb 5 rehvi 8 kattega. Ei saa muidugi. No päeva 1-2 olulisemast sündmusest juhtus hommikul ära, võib-olla isegi eile õhtul vast oli see Neuvilli lisakaristus, nii-öelda minutiline trahv pluss mõlemale mehele 2 tundi üldkasulikku tööd, milles kaardilugeja kihutamises süüdi oli, ma ei tea muidugi. Aga tundub sulle see õiglane lahendus, et vähename 1 minuti veel otsa? No eks ta ole nii ja naa. Et tegelikult ma saan aru, et kui oleks olnud kiirust seal mingi 30-40 kilomeetrit tunnis üle, aga see oli ikka päris raju, mis nad ju kihut. Et see oli 180 pluss kilomeetrit tunnis. 156-ga kihutsid, jah? Jah. 80 oli. Aga tegelikult ka Kerine Villele jäänud ju mitte midagi muud üle, et ta ütles, et tal oli vaja auto tuua võimalikult lähedale hooldusalale. Tal jäi ju, palju see oli, 600 meetrit, 800 meetrit puuduse tuli käsitsi lükata. Et vastasel korral oleks asi hullem olnud. Ta ei oleks võib-olla üldse jõudnud hooldusalasse või siis minuteid hiljem. Ja mäng oleks mängitud, aga nüüd on tal vähemalt võimalus, kui Priinile koha kätte näitab, siis poodiumil pääseda. Nii et
ütleme niimoodi, et ma arvan, et mees tegi õige otsuse. Kalle ja Oti vahe on nüüd 20 sekundit põhimõtteliselt. Kalle viimastel katsetel näitas natuke võimu, aga see, need on millisekundid, mis ta sealt tagasi võitis, et kuidas sa hindad, kuidas see vahekord jääb? Väga millisekundid nad ei olnud, päeva viimasel katsel ikka ta võitis jõuliselt tagasi. No 5,1, okei. No 5,1, seda on palju. Ja kui me vaatame, homme on ju sõita 50 kilomeetrit, 4 katset, need on vist 12 ja 13 kilomeetrised katsed ja 5 sekundit igal katsel peaks Ott Tänak olema Roamperast kiirem. No see ei ole tehtav. Puhta sõiduga ei ole tehtav. Ja probleem on ju selles, et Ott Tänaku auto ei ole ikkagi nii hea, kui mees tahaks. Täna ütles pärast viimast katset ka, et loodetavasti homme saame endale selle auto mugavamaks, ehk siis sõietavamaks. Ott Tänak ei tohiks olla see mees, kes Esabekka lappile kaotab 3-4 sekundit lühikese katse peale. Ja. Mis ilma homseks lubab? Mingisuguseid vihmasabinaid lubab, aga üldiselt päike ei kuiv. Saab näha, mida see saatus siin teeb ja kui me vaatame selle Kalle Roandpere täna seda viimast katset, kui ta pani kiiremale, mis ta oli, 3+ sekundit võitis. 3,4. Ja 3,4. Ja Ott Tänak peaks sellest veel siis olema 5 sekundit kiirem. No jah, paraku nii on, aga lootus on, et homme olud on niisked ja võib-olla mingisugune värk toimub refidega. Jällegi ei taha nagu ju Roandperele midagi halba soovida, et äkki lõhub taas refi või siis hübriid ütleb üles või noh. Kõik see täpselt sama võib Oti endaga juhtuda. Ja, ei absoluutselt jah. Et raske saab olema, aga ma arvan, et juba see teine koht oleks Ott Tänakule väike võita, sest siit on minna ja nagu ma ütlen, 5 kruusarallit. Ja nüüd on ainukene asi, et Hyundai on vaja kruusal kiireks saada. Ja siis on võimalus. Sest Ott oskab kruusal sõita. Jah, nii on. Kuule, laseme su kirjutama nüüd päevakommentaari ja homme räägime uuesti. Teeme niimoodi. Homseni. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Hoiame saatel tempo peal, meil on nii palju küsimusi täna tulnud postkasti, et sa kukud pikali, kui super. Seda kõik kuuled, aga hakkame hommikust pihta, et mina ärkasin üles, panin endal arvuti käima, nägin, et kolleeg oli jõudnud kirjutada juba, et Neville'ile veel minut otsa. Mina ausalt öeldes sellest aru ei saa, miks seda minutit ei võinud kohe eile lisada. Et ma tahaks kohe seda mõttekäiku ja arutluskäiku kohe kuulata ja näha, et kes oli see mees, kes arvas, et kuulge, eile sai natukene leebelt vist käsitletud meie, et paneks veel minuti, mis te arvate? Meie hommiku graafik oli suht sarnane siis, et ma sain sõbralt samasuguse kirja umbes. Aga jaa, tahaks isegi teada, et mitte, et see ei oleks õiglane või et nii ei tohiks teha, aga pange siis korraga. Jaa, just loomulikult. Veidi veider on selline, kui jupikaupa hakata siin asju jagama. Äkki homme veel. Jah, võib-olla ralli lõpus võiks veel midagi väänata. Kuule, ta ikkagi sai poodiumile, kuulge, mis me teeme nüüd. Et äkki võiks ikkagi Priini poodiumile saada, et Poom pani ennustuses Priini 3. Jaa, väga veider. Ma arvan samamoodi, et karistusi võiks ikka jagada ühes, nii et ei ole mõtet neid tükkaaval jagada päeva peale. No üritati paar korda siis reporterite poolt ka Neville'ilt selle karistuse kohta mingit arvamust küsida. Hommikul ütles, et kategooriliselt ei kommenteeri. Õhtul ta vihjamisi ütles, et andis mõista, et me tegelikult väärime seda 3. kohta, et see oli minu arust väike torge. No kas jah, mingil määral torge võib-olla ta suunas pigem selle peale, et
kogu see nädalavahetus on päris keeruline tal olnud, olgem ausad, et ei mäletagi, et kellegi nii palju probleeme ja jama oleks olnud nagu Neville'il see nädalavahetus. Aga karistus iseenesest, ma arvan, oli õiglane. Ma arvan vähemalt või minu silmis on rallisõitjad kindlasti eeskuju näitajad mingil määral ka ütleme siis igapäevaliiklejatel, et samamoodi on ka FIA-l ju FIA Action for Road Safety programm, kus siis nad peavad ikkagi oma tegevusega näitama seda, et liikluses peaks sõitma korralikult ja kui üks nende sarjavõistlejatest seda ei tee ja ikka nagu suht rajult rikub reegleid, siis selline võib-olla, kuidas öelda, sundpoomine või selline asi, näidispoomine tuleks ära teha, et jah, selles mõttes keegi võiks sellest õppust võtta aga ikkagi iga aeg me näeme selliseid asju. Loomulikult sõitjana ma saan ise ka aru, et mingil määral oli see vajalik, aga keeruline teema igal juhul. No siin on lõõbitud, et huvitav, kelle hoovida nüüd Lehti läheb riisuma need 2 tundi, aga ju ta ikka mingi loengu lastele kuskil peab. No äkki jah, seal esmaspäeval, enne kui lennuki peale astub, siis hüppab kuskilt lasteaiast läbi või midagi, ta korraks läheb, jagab autogramme 2 tundi. Muidu oled sa näinud, kas Neville ikka neid annetusi jagab? Jaa, jagab küll ikka jätkuvalt. Küll ma ei mäleta praegu peast, kellele sel rallil need summad lähevad, aga jätkuvalt jagab jah. Et jätkuvalt süda õiges kohas? Loomulikult. Aga räägime Kalle Rovanperast ka. 11. katsel see edu, mis oli minut ja peale veel sekundeid sulas. 20. Jah, sulas, kohe fikseerime ära. Milliseks ta meil nüüd sulas 11. katse järel? 18,2 sekundit oli, et Kallest muidugi natuke kahju. Jaa, väga kahju, aga selles mõttes ma arvan, et see oli aja küsimus ja tegelikult pigem nagu pidi hoidma pöialt, et Otiga seda ei juhtuks, sest tundub, et igal ühel põhimõtteliselt see juhtus nende päevade jooksul, vähemalt siin 2 päeva jooksul on juhtunud. Aga ütleme, pigem oli nagu isegi kiidaks Kallet, et ta suutis seda autot tee peal hoida, sest ta ikkagi üritas tempot jätkuvalt hoida ja näha oli, et see auto ikka nagu vibas seal väga-väga rajult, et tore, et ta selle autoga ikkagi tühja refiga lõpuni jõudis ja selles mõttes suutis koht hoida, et väga tugev sõit ja no olgem ausad, rallifännil läks asi põnevamaks, et meil on nüüd homme on mida jälgida natuke. Ei no, Otile tekkis ka lootuskiir ja loomulikult on ka neutraalsel vaatajal natukene põnevam nüüd jälgida, mis saama hakkab. Sinu hinnang on need 50 kilomeetrit liiga lühikesed 19 sekundiks? Noh, kahjuks pigem küll, et no Kalle andis sellise päris korraliku mõtteaine Otile, ma arvan, õhtuks viimase katsega ka veel. Et mis teda ootama hakkab homme ja see viimane kommentaar ka tema poolt viimase katse lõpus oli selline, et said sa aru, millel ta osutas seal kiivri peal? Tal oli kiivril mingi sõnum? Jaa, seal kiivri peal on kirjutatud full send ehk paneme täiega põhimõtteliselt siis tõlkes, et see on minu vastus, ta ütles. Just, et see on minu vastus, et me paneme täiega ja sellel mehel enesekindlusprobleeme ei ole ja tema auto üle ei vingu ja ta läheb, ma usun, et ta läheb homme päris rajult. Üsna siuke ülbe muie või irve tuli ka suu peale. Absoluutselt, mulle meeldis see. Väike nolk. Selline pool kiilakas siili peaga tuli hüppama nüüd. Ei, väga lahe, iseenesest mulle see päeva lõpp siin meeldis. Ja 3. kohale käib ka tihe rebimine. Thierry Neuville on lubanud anda lahingu Greg Priinile. No aasta varem võib-olla oleks Neuville võinud veel Priinile öelda, et kuule, puhka jalga, et sa teed siin mõned üksikud etapid kaasa, et mina võitlen tiitlile, aga nüüd on Priin on Fordis, Neuville endiselt Hyundai's, sihukest asja enam teha ei saa. Jaa, et jälle see viimase katse lõpukommentaarid veel tegelikult Priini osas ka, et kui intervjueerija ütles, et Neville oli siis öelnud, et ta väärib 3. kohta, siis Priin ütles vastu, et väga tore, ma olen homseks valmis, et mina väärin ka. Mina väärin ka 3. kohta, et ei no tegelikult ütle, kumb rohkem väärib? Ma ei ütle seda, minu meelest on täiesti võrdne värk, et loomulikult kui ise oled seal füüsilist vaeva näinud nii palju nagu Neville ja jama on nii palju, et loomulikult ta väärib kohta, ta väärib paremat kohta kui 3. kohta. Aga
aga rallisport. Just täpselt, et lõpuks on see, kes kolmas on, see järelikult vääris seda rohkem, et mulle meeldib see, ma räägin, tänane päeva lõpp kuidagi jättis laheda emotsiooni, et homme kindlasti tuleb hommikul kohe jälgima hakata. No tegelikult päris nobe on olnud täna ka Esa-Pekka Lappi, et näitas, millest me tegelikult teile ilma jäime, et Lappi meil esimene katse kohe ära kukkus. Jaa, no päris hea tempoga, ei saa midagi kurta ju, kui katse võite võtta ka, et kahju et see ära lõppes tal varakult. Et huvitav oleks olnud näha, et kui ta oleks võitluses sees, et kus ta seal platseeruks, et tundub, et ta kindlasti oleks võimeline sõitma seal kõrgetele kohtadele. Aga jah, lahe on näha jätkuvalt, et ta ise on positiivne ja naudib sõitu täiega. No üsna kõrgelt kohalt ikkagi tõmbas täna võsavaheline ka Oliver Solberg. 5. kohta ta hoidis ja 9. katsel läks midagi käest ära, piruett ja taguotsaga puuotsa ta maandus. Auto süttis põlema, teele tulid tuletõrjemasinad ja katse jäeti meil pooleli. Ja päris kiire koht oli, väga kiire vasakkurv, mis oli selline kruusane ja vähe sisenemishoog oli natuke palju, auto hakkas libisema, ega seal enam selles mõttes päästa polnud midagi, et kui oleks sinna järgnenud veel üks vasakkurv, võib-olla oleks kuidagi rohkem seda võimalikult ära päästa, aga järgnes parem kurv ja siis ainuke lahendus oli see auto nagu spinni lasta, et jah, tagaotsaga sinna metsa maandus ja et saadi tuli nagu kontrolli alla, auto kustutatud ja metsaga midagi ei juhtunud, et õnnelik õnnetus ja lõpuks oli võib-olla ka näha seda, et mida teeb see akupank seal selle kuumusega, et õnneks vist nii palju, kui ma aru sain, midagi ei juhtunud, et hübriidi viskas vist küll, tuled viskas punasesse lõpuks, aga midagi otseselt ei juhtunud, ühesõnaga plahvatust ei käinud. Aga said sa aru, mis tule tekitas? Võt ausalt oli siis saanud, mis ma arvan, et tekitas oli see, et kuna ta maandus niimoodi viisakalt tagaots püsti puudesse, et kas autol võis saada paak kannatada, kuskilt lekkis kütet, et see tundub minu jaoks selline ainuke loogiline seletus sellele. Mis mind natuke näiris selle avarii puhul, et üsna kaua meil ei olnud mingit pilti ju sellest. Ja väga veider oli see. Alati on meil ju on-board vähemalt replay või midagi, aga võib-olla jah, seda ei näidatud sellepärast, et nii kaua, kuni ei olnud infot. Oli info, et mehed on ju korras. Oli olemas see kohe? Üsna kohe. Okay. No see on veider sellisel juhul küll jah, et see mul läks kõrvust mööda. Aga... Ja siis tuldi veel reklaamipausid tagasi, seal oli mingi 20-minutiline paus minu meelest. Ja siis esimese asjana hakati hoopis mingist aiaaugust rääkima, selle asemel öelda, et auto läks põlema, kuulge, meil oli siuke situatsioon ka. Ja seda lõpuni välja ei räägitud, et auto põlema läks. Ja, ei, veider lugu, ja. Nüüd on see kõlab veel veidremalt. Mul läks see kõrvust jumala mööda, et mainiti kohe, ma kohe mõtlesin, et okei, et infot ei ole, et kas meestega on kõik okei, et nii kaua ei mainita, aga kui mainiti ära, siis on tõesti veider, et pigem on ju see selline ka promootori jaoks hea reklaam, et inimesed on kohe huvitatud, kui midagi juhtub. Auto põleb, ma ostan kohe. Loomulikult saab kähk ostad ära, et vaatad replay'd ja mis toibus. Igatahes 5. koht kuulub nüüd Elvin Evansile ja tundub täitsa lukus olevat see koht, sest Neville'ile kaotab ta 49,9 ja taga on Takamoto Katsuta 3,39, siin jõuab veel isegi refi vahetada katse peal. Ja tegelikult Evans ju on ongi vist äkki ainuke vend, kes tegelikult saaks refi hoida, et minna Power Stage'il panema. Kellel ei ole taga midagi, kellel ei ole ees midagi. Ainult siis, kui kellega ees midagi juhtuma peaks, et siis on seal vaja torgata, aga muidu põhimõtteliselt tema võiks homme refi hoida Power Stage'iks. Kalle Ott ja Priin Neville seda refi kindlasti hoida ei saa. Et selles mõttes me saame üle ulgi aja ühe põnevama pühapäeva. Ja loodame, et see kõik seal esimese katsega või teise katsega jälle ära ei lõppe, et vahel on ka see, et jube põnev pühapäev on tulema, siis esimese teise katsega on see kõik põnevus läinud ja asi selge, mis meil saab, et aga vähemalt hommikul esimene katse 13,15 kilomeetrit pikk, ma arvan, et siin ei otsustata veel ära. Ei, seda kindlasti mitte jah, et kui seal midagi ei juhtu kellegil, siis puhta sõiduga seal midagi ära ei otsustata, ilmselt ka teisega midagi ära ei otsusta. Küll jah, Neville'i ja Priini
sõit saab seal võib-olla mingi selge pildi juba teiseks katseks ette, et kui Neville on tõesti üle, et seda ma ei usu, et Priin suudab üle olla tänase põhjal. Aga kui jah, Neville suudab ikka nagu selgelt Priinist üle olla, siis seal võib küll juba teise katse peal olla mingisugune selline vahe sees, et on nagu mingi selge pilt, aga loodame, et päris nii ei ole ja Priin suudab sama tempoga vastata. Kuule, aga lähmegi siis küsimuste juurde. Ma arvan, et me võiksime need täna kõik ära vastata, võib-olla jääme veel midagi võlgu, aga hakkame ots pihta. Et Jaan küsib meilt, et Rovanpera osaleb aeg-ajalt ka Soome driftivõistlustel, kus heale tehnikale ja oskustele kohalikele driftimeestele luukurkun lööb. Küsimus, et kui palju sellised driftialalt rallisse oskusi juurde kaasa võtta on, et annab see autokäsitlusega midagi kaasa? Jaa, kindlasti. Ma arvan, et igas sarjas või vahet ei ole, mis kujul autospordi alal kaasa tegemine aitab kaasa, et ikkagi seat time on seat time, et sa oled rooli taga ja tegelikult drift on ju selles mõttes äge ala, et sa ikkagi autokontrolli annab kõvasti, et sa pead tunnetama seda autot väga hästi ja kuidas, mis hetkedel see auto käitub, et kindlasti annab juurde. Küll Kalle puhul see kindlasti on rohkem lihtsalt lõbutsemine, aga et mitte mingi treening, aga jaa, aitab kaasa kindlasti loomulikult. Küsitud on rehvi hulga kohta, et me teame, et 28 rehvi antakse WRC prioriteediga üks masinatele, et mis siis, millised on need kogused WRC2, WRC3 juunioride? Sa oled juunioride sõitnud, mis koguseid sa oled saanud? Ma korraks pidin meenutama. 22 oli minu meelest. 22 rehvi juunior WRC2 täitsa pekkis. Mul praegu... Peast ei tea, aga need on fikseeritud üsna, jah? Ma praegu... Ma tegelikult pakuks, et see on sama, mis WRC-l, aga ma ei anna pead. Aga juunior WRC oli 22 küll meil. Et keegi ütleks sellist klassi vist ei ole, kus saab oma suva järgi panna või? Ei, mingi piirang on ikka ees, et päris rekkaga kohale ei või tulla rehvidega. Küsimus Solbergi põlengu kohta, et kas autodel on ka automaatne tulekustutussüsteem? Jaa, on küll olemas tulekustutussüsteem ja sellega on ka tegelikult päris palju probleeme olnud aastate läbi, et mingil... Kipub ise minema tööle, eks? Ta kipub minema tööle ja tänu sellele tegelikult need automaatsest tulekustutussüsteemid tihtipeale lülitatakse igaks juhuks välja ja siis need trahve ja tuled servisesse, tulevad tehnilise kontrolli mehed, vaatavad autos sisse, nupp väljas, trahv. Et seda tuleb päris tihti ette, et need on olemas ja need pihustid on siis igasse vajalikku kohta, kus seda võiks vaja minna, et on mootoriruumi salongis, et kui midagi juhtub, siis see balloon on küll kahjuks väike, seal tulekustutusballoon, aga võiks nagu sellise esimese tule ära kustutada. Seda me ei tea, kas see Solbergil ka tööle läks, et... Ma arvan, et ta kasutas. Ma 100% kindel ei ole, et sellises olukorras oleks mõistlik see ikkagi ära kasutada. Küll tuli oli taga ja tagapihusteid ei ole, minu teada. Ka tänapäevasel WRC autol ei ole tagapihusteid. Tuulil on 2 küsimust lausa, et kui katse katkestatakse ja viimased jäävad sõitmata, nagu meil täna 9. katsel oli, siis mille järgi otsustatakse nominaalaeg? Kas nominaalaeg tavaliselt võetakse, siis pannakse ju esimene aeg või? Jaan pani mulle selle kohta pika lohiseva vastuse, et võistluse juht määrab igale mõjutatud meeskonnale aja, mida peab õiglaseks. Okei, siis... Jaa, meil on olnud selliseid olukordi ka, kus võitluskohtunik lõpuks otsustab ja tegelikult võtab, siis hakkab peale selline, kui on korduvkatse, siis ta võtab esimesed läbimised, vaatab sealt aegasid, saab kasutada esimese katse aegasid või siis on ka olukordi, kus võetakse GPS, trackitakse aega, näiteks poole katse peal tühistati ühel sõitel katse ära, võetakse kuni poole katseni aeg, siis on mingi suur valem ja arvutatakse järgmise poole katse aeg sinna otsa. Keeruline süsteem. Vahel võetakse katse liidri aeg, pannakse kõigile see aeg. Nii et
jah, lõpuks variante on selles palju, millist kasutatakse, siis on võistluskohtuniku otsus. Tuulil on teine küsimus veel, et kui homme ka vihma sajab, kas siis tuleb lihtsalt softidega sõita või kestavad veel tänased vihmarehvid ka? No kui vihmarehvid on otsas, siis on softid, et seal midagi teha ei ole, et kui palju kellegi neid järgi ei tõenäoliselt, seal ei ole midagi võtta. Et siis on softid ja et ega neid juurde ei saa niimoodi nagu piiratud kogus need on, nii nad on ja midagi teha ei ole, et jah, aga ega tegelikult ka see soft on, ütleme nii, et ega ei ole kõige hullem tegelikult veeses sõita, et täna oli küll... No Ott ikkagi näitas, milline vahe on, kui sul on 4. Ja täna oli, okei, see oli ikkagi selles mõttes väga keerulised olud ka, olgem ausad, et me selliseid olusid ka näeme päris harva tegelikult, et seal oli ikka täiesti seisev vesi. Et kui ta on selline niiske ja kuskil on selliseid lompe, et tegelikult on nagu soft suht okei valik olemas. Ja Tuuli siis ütles veel lõppu, et teil on tore saade. Oha, tänud Tuulile. Heiki küsib, et mille järgi sõitsjad otsustavad, kas panna erineva seguga rehvid samale sillale, risti, kuidas risti ja nii edasi. Tasakaalu teema. Võt, see on nüüd tegelikult, kuidas sõitja tunneb ennast näiteks mugavamalt. Samamoodi, kui pannakse risti, mis pidi sa risti paned need? Kas esimene vasak, tagumine parem pehmed näiteks või vastupidi? Et seal ütleme, võib võtta loogikaks, et võiks arvutada kokku ka kurvid, kui palju on mingi konkreetse katse peal kurve, et mis pidi mõistlikum panna oleks. Seda ei ole väga tark teha, nii et lõpuks on ikkagi tunnetuse küsimus. Teiseks jälle siis on mõistlik vaadata ilmaolude üle, kas on märg, kas on kuiv, et mis pidi, kui panna nagu sildade kaupa, et ette näiteks haardid taha softid, et siis on jälle seda pinnasta, et kas on tämp või on puhas kuiv ja nii edasi. Et kui on kuiv, siis kindlasti on mõistlik panna ette kõvema seguga, soft vajub lihtsalt läbi ühel hetkel. Samas siis on taga rohkem ülejuhitavust, on ju, et see on selline pinnase mäng, et kas see on märg kuiv või selline tämp. No sellist asja üldjuhul ikkagi ei ole, et vasakul pool on ühesugused ja paremal teised. Ei, sellist... Risti võid ka? Jah, kui siis risti, et lihtsalt nii-öelda leida see, ütleme, kesktee. Nii, ja viimane küsimus, mis on tegelikult esimene küsimus. Karel küsib, et mis on need kandilised katted Hyundai Radica ees? No sellele All Live vastas minu meelest ära, et need... Lehti ei tõmbaks sisse, küll aga... Kas need saab mingi ise reguleerida või? Algajalt võtad ära ja siis paned tagasi jälle ja... No selles mõttes sa saad neid ära võtta ja tagasi panna küll. Nii palju sa saad reguleerida, aga muidu nad on nagu valmis plastiktükid seal ees. Idee lihtsalt jah, et seda lehti tõmbaks seda võrku täiesti kinni, et ta on seal nurgal, et selle katte tagant ikkagi saaks õhku kätte, aga Neville'il oli see katse, kus tal mootoril jõud ära kadus, oli tegelikult päris lehti täis eest. Et need lehed ei tahtnud sinna lisaplastika külge kuidagi jääda ja tõmbas ikka sinna õhuavasse sisse enda. Nii on, ma pole varem neid katted ise ennast ausalt näinud, et Montes on kasutatud varasemalt, kus on väga palju lehti ka olnud, et mingid sellised spetsiifilisemad rallid, kus seal lehti maas on, et sügisesed ja kevadised, kus meil ikka lehti on, et siis kasutatakse neid. Valetasin, ei olnud veel viimane küsimus. Sanderil on ka küsimus, et millele me vist faktilist vastust ei tea, aga me võime spekuleerida, et milline on enim lõhutud rehvidega ralli. Tundub, et siin Horvaatias on need läinud liiga palju. Ma arvan, et see Horvaatia võib konkurentsi pakkuda selle eesotsas küll. Jaa. Mul endal meenus aasta enne seda, kui Ott tuli maailmameistriks 2018, siis Türgi ralli. Türgi kindlasti ka, jaa. Ma just mõtlesin praegu asfaldirallide peale veel, et Korsikal on olnud palju rehvi lõhkumisi, aga kindlasti mitte sellises mahus, kus ühel sõitjal on, ma ei tea, 2-3 rehvi läinud. Ja Türgi kindlasti kruusadest. Aga jah, selles mõttes ma arvan, et Horvaatia on kindlasti seal edetabelis päris kõrgel kohal. Jah,
sest lihtsalt see maht, mis igal sõitjal on läinud, see on päris suur. Et ei ole see, et igal sõitjal on üks läinud, on ju, et mõnel ongi läinud 3 reffi ja päris paljudel 2 reffi. Ja mis see Gus Greensmith ütles, palju talle nädalavahetusel juba neid läinud? 5 reffi katki. See on, isegi minu rekord on Korsika 4 reffi on juba üle löödud. Vot siis. Ma arvan, et ega need viimaseks jäänud, et homme ka kellelgi kindlasti juhtub. Jah, ega karta võib. Igatahes siis lähme siis, tuletan meelde sellisest seisust, et Otil 19,9 sekundit esikohta püüda. Meil on muidugi loodame, et ta selle ilusti kenasti ära teeb, kellelegi halba ei soovi, et võtaks puhta sõiduga ära. Jaa, loomulikult seda loodame alati. Ja äkki mainime veel junior versi ei, muidugi. Et viimasel katsel täna on Virves kaotanud 47 sekundit. Et natuke kahju. Eelviimasel katsel, mis veel toimus, oli 2 sekundit vahe Bajariga. Ja nüüd on 49 sekundit Bajari taga. See on muidugi kehva. Ja meil on veel ka Georg Linnamäe ilusti lõpuni tulnud, nii et kui suures mängus ei ole. Suures mängus kahjuks kaasa ei tee ja täna ta on üldse maha võtnud, nii et tuleb seifilt ja ega tal ei olegi rohkem pointi, et nüüd on ainult iga kilomeeter talle tähtis. Jaa, aga homme vaatame, mis kell me homme ärkama peame. Üsna vara, 8.08 hakkab pihta ja punktikatse 14.18 ja kuskil 4 paiku paneme meie ka oma mikrofonid ja kaamera meil ei ole. Paneme mikrofonid ja arvutid tööle ja võtame siis homme selle ralli ilusti kenasti kokku. Kena õhtu jätkub. Teile. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.